Armsad sõbrad, meie tänane evangeelium on pärit Jeesuse mäejutlusest, Matteuse evangeeliumi 6. peatükist. Tegemist on üsna pika lõiguga ja kuna see lõik on ka väga tuntud, ma ei loe seda tervenisti ette, lihtsalt meeldetuletuseks mõned salmid algusest ja mõned lõpust. Niisiis Jeesus ütleb: ma ütlen teile, ärge muretsege oma hinge pärast, mida süüa, ega oma ihu pärast, millega riietuda. Eks hing ole enam kui toidus ja ihu enam kui rõivas. Pange tähele taevalinde. Nad ei külva ega lõika ega kogu aitadesse ning teie taevane isa toidab neid. Jeesus jätkab teistsuguste näidetega, aga ikka samal teemal ning ütleb lõpetuseks: aga otsige esmalt Jumala riiki ja tema õigust, siis seda kõike antakse teile pealegi. Ärge siis hakake muretsema homse pärast, sest küll homne päev muretseb ise enese eest. Igale päevale piisab oma vaevast. Kui te soovite lugeda tervet evangeeliumi lõiku ja ma soovitan teil seda teha, siis olge hea, peatage hetkeks see video ning võite võtta lahti Matteuse evangeeliumi 6. peatüki ja lugeda sealt salmid 25 kuni 34. Kui te nüüd olete lugenud, siis püüame üheskoos nendesse Jeesuse sõnadesse süveneda. Need sõnad on, nagu ma ütlesin, tuntud. Jeesuse manitsus mitte muretseda on inimesi ikka kõnetanud ja väga tihti ka vastu vaidlema pannud või küsimusi esitama pannud. Katsume siis neile küsimustele ja nendest tõusta võivatele muredele vastuseid ja lahendusi leida. Kõigepealt esimese asjana ma tahan öelda, et rohkearvulisi muresid, mis täidavad inimese elu, inimeste meeli, südameid, mõtteid, neid ei tohi sugugi alahinnata. Ja kindlasti ei tee seda ka Jeesus, tema Jumala poeg, meie kõikide südamete tundja. Ta teab, mis on inimeste südametes. Ta ei alahinda ka inimese muresid ja ta kindlasti ka ei naeruväärista neid. Need mured, mis täidavad nii sageli meie elu, meie südant, meie meeli ja mõtteid, on midagi, mis on kuulunud meie maailma, inimkonna juurde algusest peale. Tõsi, mitte päris algusest, vaid alates pattu langusest. Need on osa selle langenud maailma olemusest. Mured, mis on seotud teadmatusega, hirmuga, sellega, et me tunneme, et asjad ei ole meie käes, meie kontrolli all. Me näeme enda ümber toimumas kõikvõimalikke asju, mis meid hirmutavad, mille puhul me teame kohe päris kindlasti, et need ei ole head. Me kardame mitte ainult iseenda, vaid võib-olla veelgi rohkem oma lähedaste pärast. Ma arvan, see on midagi, mis on väga tuttav kõigile lapse vanematele ja me ei saa midagi parata. Ma olen selle evangeeliumi peale jutlustanud õige mitu korda ja ma arvan, et iga kord on tulnud mõni inimene, eeskätt mõni ema minu juurde pärast Jumala teenistust ja küsinud, et kuidas sellega ikkagi on. Vahel isegi natuke etteheitvalt viidates, et no jah, Jeesus oli ju vallaline, ta oli poissmees, mis temal viga. Aga kuidas meie peaksime saama ilma muretsemiseta? Nagu öeldud, meie ei tohi ega kindlasti ka Jeesus ei alahinda ega naeruväärista neid muresid. See, et ta muretsemisest räägib ja et ta meid manitseb,
või julgustab mitte muretsema, näitab, et ta võtab seda teemat äärmiselt tõsiselt, sest et muidu ta ju sellest ei kõneleks. Ka evangelist võtab seda väga tõsiselt, sest muidu ei oleks ta pühendanud sellele teemale oma evangeeliumis nii palju ruumi. Niisiis tegemist on millegagi, mis on äärmiselt oluline, mis on äärmiselt tõsiselt võetav, millegagi, mis on inimkonda saatnud langusest peale, patulangusest alates. See on selle langenud maailma vääramatu osa. Inimesed kannatavad ja surevad. Inimkonda on läbi aegade saatnud ka mure toidu ja joogi pärast, nälg ja janu, ebasoodsad ilmastikuolud, mis kõike seda veel võimendavad, looduskatastroofid, mille vastu me ei saa, ja paraku ka kõik need katastroofid, mida inimesed põhjustavad ise, vägivald, ülekohus, kõik see kurjus, mis täidab nii inimeste südameid, elusid kui ka sellest tulenevalt seda maailma. Sellest kõigest võrsub loendamatult palju muret, valu, vaeva, pisaraid, kannatusi. Me teame seda. Jumal teab seda. Jeesus teadis kõike seda ja ta ei võtnud seda sugugi mitte kergelt. Sellepärast ta ju üldse tuligi. Sellepärast saigi Jumala igavene ainusündinud poeg inimeseks, et kõike seda täiesti tõsiselt, võime sõna otseses mõttes öelda surm tõsiselt võttes, anda ennast selle oma armastatud inimkonna patu ja kurja orjuses ja paraku ka murede ja kannatuste all vaevleva, ägava inimkonna lunastamiseks. Ma kordan, kui Jeesus ütleb, ärge muretsege, siis seda öeldes ei võta ta meie muresid kergelt. Ta on andnud ennast selle pärast, et meie ei peaks enam elama selles valus, nendes kannatustes, selles ahastuses, lootusetus meeleheites, nendes muredes ja hirmudes, mis on inimkonda patulangusest saadik saatnud. Selle kõige keskele kõlab Jeesuse sõnum, ärge muretsege. Tegelikult tema tulemine, tema inimeseks saamine, kogu tema elu, see, kuidas ta inimesi tõsiselt võttis, kuidas ta kõiki, kellega ta kohtus ja ka kõiki neid, kellega ta maa peal ei kohtunud, armastas ja armastab. See, kuidas ta oli valmis kannatama ja andma oma elu meie ees, see kõik on ka sõnum, ärge muretsege, ärge kartke. Ja see ei ole mingisugune sõnakõlks, sest et see läks talle nii palju maksma ja selle taga peitub fundamentaalne arusaam Jumala ja inimese vahekorrast ning Jumalast endast, tema olemusest, temast, kes on kõige looja, aga mitte ainult kõige looja, vaid ka kõige hoidja. Hoidja, lunastaja, uuendaja, pühitseja. Jumal hoolib oma loodust. Jumal ei ole deistide kiretu kellassepp või arhitekt, kes on universumi koos kõigi tema seadustega kord käima lükanud, aga pärast seda ise kõigest sellest tagasi tõmbunud. Ei, Jumal on, ja see on pühakirja tunnistus, see on meie usk, meie kristliku usu keskne tõde. Jumal on armastav isa, kellele läheb tema loodu käekäik korda, kes juhib oma loodut, juhib nii tähtede kulgu kui ka kõiki rahvaid, kogu inimkonda, meie kõikide elu, meie kõikide teed. Jumal on meie hoidja, sõna otseses mõttes me oleme tema käes, tema peopesal.
kui me ei oleks, kui Jumal meist ei hooliks, kui Jumal meid ei hoiaks, siis me langeksime hetkega, silmapilguga olematusse. Siis ei oleks enam mitte midagi. Siis ei toimiks mitte miski. Siis ei oleks mitte millestki kasu. Siis oleks tõesti põhjust, kui selleks jääks veel aega, väga tõsiselt muretseda. Pühakiri ütleb 187. psalmis, kui issand ei ehita koda, tühja vaeva näevad siis ehitajad temaga. Kui issand ei hoia linna, siis valvab valvur ilma aegu. Ja see kehtib mitte ainult kodade ehitamise ja linnade valvamise puhul, vaid absoluutselt kõige puhul. Kui Jumal seda kõike ei tee, siis ei ole kellegi muu tegemisest midagi kasu, aga me võime teada, Jumal teeb seda. Jumal hoolib meist, Jumal hoiab meid. Ja sellepärast me ei pea muretsema, sest kõik on Jumala käes. Kui me räägime koos Jeesusega muretsemisest, siis me peame teadma, mida see sõna, mida evangeeliumis kasutatakse, tähendab. See ei tähenda mitte sellist muretsemist, mis õigupoolest on hea ja vajalik. Seda, et sa mõtled homse peale, et sa teed plaane, et sa hoidud kõigest, mis võib olla ohtlik ja et sa teed selliseid ettevalmistusi, mis tulevad sellele, mis sul ees seisab ja mida sa vajad ja mida sa kavatsed kasuks. Ei, see muretsemine, millest Jeesus kõneleb, on tegelikult meeleheide. See on selline halvav muretsemine, mis mitte ei julgusta, mitte ei ärgita inimest tegutsema, vaid vastupidi, paneb ta käed rüppe laskma. Ja see on nüüd koht, mis on äärmiselt oluline või tõdemus, mis on väga tähtis. Sest inimesed, kes tulevad pärast selle evangeeliumi lugemist või sellele jutlustamist etteheitega, et kuidas nii saab, kas me siis tõesti peame käed rüpes istuma ja ei tohi üldse homse pärast muretseda, see tähendab oma tuleviku eest hoolt kanda, siis tegelikult mõtleb Jeesus täpselt vastupidist. Ta peab silmas sellist muretsemist, mis paneb inimesed käed jõuetult rüppe laskma, sest nad ei usu enam, et millelgi, mida nad võiksid teha, ette võtta, on mõtet. Jeesus ütleb, et on küll mõtet. Ärge laske ennast oma murest halvata, ärge laske ennast kartuses selle ees, mis võib tulla, nii ära hirmutada, et te kaotate lootuse, kaotate ka teovõime. Ei, te olete Jumala käes, teie tulevik on Jumala käes. Iga meie päev tuleb Jumala käest ja on Jumala käes. Tema käes on kõik meie ajad, nii nagu pühakiri ütleb. Ja see ei puuduta mitte ainult meie aegu, mitte ainult ajalikku, vaid see julgustus, ärge muretsege, puudutab ka igavikku. Veelgi enam, see ulatub igavikku, sest et Jumal ei taha hoolitseda meie eest mitte ainult siin selles elus, vaid Jumal on teinud kõik ja andnud kõik selleks, et meil oleks imeline, õnnis igavik. Kui me näeme, kuidas Jumal hoolitseb oma loodu eest ja me näeme seda, teeme silmad lahti, vaatame enda ümber seda imelist loodust ja me näeme, kuidas Jumal hoolitseb oma loodu eest, kui me seda näeme ja kui me seejuures usume, et ta on meie hea ja armastav isa, siis ei ole ühtegi põhjust, miks me ei peaks seda innukamalt tema poole püüdlema, tema poole pürgima ja hüüdma, ennast tema kätte usaldama, tema kuningriiki nõudma. Nõudke esiti Jumala riiki ja tema õigust. Sest me teame, et esiteks ta tahab selle meile kinkida ja teiseks see on midagi niivõrd head ja imelist, et kui me selle pärime, kui me saame Jumala riigi osalisteks, siis on meil kõik, mida me iganes soovida ja unistada oskaksime.
Ja kui Jeesus ütleb, et otsige seda või taotlege seda, siis järelikult Jumal tahab seda meile kinkida ja järelikult on selle leidmine, selle pärimine võimalik. Mitte meie jõupingutuste tulemusena, vaid sellepärast, et tema oma armastuses on selle meile kinkinud. Kui me otsime Jumala riiki, kui me püüame elada pidevalt Jumala ligiolus, siis me võime teada, et meil on alati, igal hetkel, nii siin elus kui igavesti olemas kõik, mida me vajame. Parim, mis võib meile üldse osaks saada. Ma rõhutan, nii praeguses elus kui igavesti. Praeguses elus on meil seda ehk raske mõista, sest meile tundub nii tihti, et asjad võiksid olla teisiti, aga Jumal teab paremini. Taas ma ei kutsu üles ja ka Jeesus ei kutsu üles tegevusetusele, lootusetusele, vastupidi. Jumal on andnud meile mõistuse, ta on andnud meile ka teatava ettenägemise võime, erinevad anded, mis ei ole mitte ainult õigus või privileeg, vaid on ka kohustus. Me peame midagi ette võtma. Kui me saame teha enda ja teiste inimeste elu siin selles maailmas tõeliselt paremaks, siis see on meie kutsumus, meie kohustus. Aga me võime teada, et kõik see, mis meile siin elus osaks saab, kui see on Jumala käes, kui me anname selle ja iseennast Jumala kätte, siis see tuleb meile heaks. See on meile viimselt parim, sest Jumala tahtel aitab see kaasa sellele, et me viimaks pärime igavese elu tema taevases kuningriigis. Ja kui miski saab meile siin elus sellel teel, selle saavutamisel takistuseks, siis see on halb. Olgu see inimlikus või ajalikus mõttes kui hea ja suur tahes. Jumal teab paremini. Jumal on meile kinkinud kõik. Jumal on kinkinud meile mitte ainult selle elu siin, mitte ainult meie ihu, meie hinge ja kõik eluks vajalikku, vaid Jumal on ju kinkinud meile iseennast, oma ainusündinud pojas, meie issandas ja õnnistegijas Jeesuses Kristuses. Jumal on kinkinud meile iseennast, selleks, et meil oleks olemas kõik, mida me iial võime igatseda, millest me võime unistada ja mida me vajame. Jumal on kinkinud meile iseennast. Jumal ainusündinud poeg on saanud inimeseks. Ta ei kohkunud tagasi ei Neitsi üsast ega Golgata risti kannatustest. Ta on andnud kõik kuni lõpuni selleks, et meil oleks, nii nagu ta ise ütleb, elu ja seda ülirohkesti. Mis põhjust meil peaks olema veel muretseda? Kui me hoiame oma pilgu Kristusel, kui me hoiame oma silme ees tema risti, siis võime teada, et meil ei ole mingit põhjust kahelda Jumala armastuses. Ja see tähendab, et meil ei ole ka mitte mingisugust põhjust muretseda ei ajaliku elu ega igavese elu pärast. Ärge muretsege. Vaadake taevalinde, ütleb Jeesus. Sellega ta ütleb meile ka, tõstke oma pilk üles, vaadake üles. Veidi hiljem, siis kui ta oli tulnud juba Jeruusalemma, et seal kannatada ja surra, ta ütles, kui kõik need koledad asjad, mis siin maailmas sünnivad, siis tõstke oma pead, tõstke oma pilk üles ja vaadake üles. Teie lunastus on lähedal. Meie lunastus on alati meie lähedal, sest Jumal on kinkinud oma ainusündinud poja, kes on meie ees surnud ja üles tõusnud ja kes on tõotanud, et ta on meiega kuni maailma ajastu lõpuni. Ta on siin. Ükskõik, mis meile siin elus osaks saab, meil ei ole mingit põhjust muretseda. Kui me vaid otsime teda, hoiame temast kinni, laseme temal endast kinni hoida ja laseme tal ennast igaviku teel taevase kuningriigi poole juhtida.